Me küll Hardiga leppisime outfiti kokku, aga natuke jahe hakkas, nii et ärge pange tähele, viskasime jakid peale. Täpselt. Kuule, Hardi, ennem siin arutati selle üle, kellel on 1 miljon ja kellel on 35 puudu, et jõuda 1 miljoni. Palju sul raha on siis? Kohe nii. Joo. Mulle leppisime hoopis teistmoodi kokku asjad, aga okei. Muideks mul on vanemad ka täna siin. Ma täpselt ei näe need kuskil, aga... Ja lapsed. Ja lapsed ka. Ma kasutan seda võimalust, et neid grillida. Et mu ema alati ütles, et rahast ei tohi rääkida. Nii et ma ei saa sellele küsimusele vastata. Aga tegelikult ma vastan ikkagi. Lugesin, elasin mingil hetkel USA-s ja seal Silicon Valley's oli selline number, igal ühel oli üks number. Ja need numbrid olid umbes nii, et 1 miljon, 30, 100 ja siis miljard. Ja siis igaüks ajas neid numbreid taga. Mul natuke tundus ebaloogiline, aga kuna mul kõik sõbrad seda tegid, siis ajasin ise ka neid numbreid taga. Ja siis lugesin ühte raamatut Edward Thorpe, Man of All Markets, ja siis tema ütles, et rikas mees on see, kes teab, et tal on enough. Et mul on enough, et... No ma ei ütle, et ma nüüd vastuse sain. Et mis see oli siis 1, 30, 50, ei mis oli? Äkki oli 1, 10, 30, 100 ja miljard. Okei, mitmes siis? Igal ühel oli erinev, mul on piisavalt. No selge. Aga sinna rahani see tegelikult ei ole jõudnud üldse mitte niisama. Ja mulle tundub, et sinu raha on hakanud, isegi sinu teod on tulnud ikkagi sinu lapsepõlvest ka juba. Et mida sina arvad üldse, kui palju lapsepõlv inimeste karjäärivalikuid mõjutab? Ma arvan, et see on väga hea küsimus, kuna ma ise kasvatan 2 tütart, siis ma mõtlen päris palju selle peale. Mingil määral kindlasti, et see on ikka nagu kas või haigustega, et sul on geenid ja siis on see, mis sa teed, et kas sa saad endale haiguse või... Ma arvan, et lastega on samamoodi, et on mingid osad, mis on geenid, mida vanemad teevad, mis keskkond lapsel on ja tegelikult on, ma arvan, ka päris suur hulk seda nii-öelda factor X-i, mis tuleb kuidagi juhuslikult kuskilt. Ma arvan, mul endal oli päris palju seda factor X-i, et kui ma nagu tagantjärgi vaatan oma lapsepõlve, milline ma olin, siis ma arvan, et paljud asjad, mida ma praegu teen või kuidas ma teen, meikivad sensi tänu sellele, milline ma olin siis. Aga mis sa arvad, sa mainisid ka, et sa oled ise ka lapsevanem ja ma arvan, saalis on palju lapsevanemaid. Kuidas me saaksime siis lapsevanemate nende lapsi mõjutada, et nemad ka kunagi 100 miljoniga oma ettevõtte maha müüks? Jah, no ma täna võin öelda, et ei ole nagu võib-olla kõige highlight lapsevanemana olek, et mu teismelised tütred on päris palju mu peale karjunud täna, et ma ei tea, kas ma olen täna õige inimene seda vastust anda, aga üldiselt tegelikult, millesse ma ise usun, on sellesse, et lead by example, et ma väga ei usu sellesse, et ma suuri loengud neile pean. Ja tegelikult üks naljakas lugu, et kui ma lastele ütlesin, et ma tulen siia rääkima, ja et osad inimesed on ostnud pileti, siis nad ei suutnud uskuda, et miks keegi peaks ostma pileti, et mind kuulama saada. Et selles mõttes, et see nagu näitab seda, et kui palju see loengute pidamine aitab kaasa. Aga millesse ma usun, on lead by example, et üks hästi hea näide on lugemine. Et mul osad sõbrad kurdavad, et ühed maksavad altkäemaksu lastele, et nad raamatud loeksid ja teised sunnivad erinevate metoditega, et mu enda tütred loevad hästi palju ja mida on nagu rõõm näha, mul kunagi ei pidanud ütlema, et loe raamatut. Ja ma arvan, et see tuleb sellest, et mul endale väga meeldib raamatut lugeda, et ma üritan paar tundi päevas raamatut lugeda, et ma arvan, et see on nagu üks näide sellest, et tuleb ette näidata. Ma arvan, et see on väga hea eeskuju. Sinu
karjääri on väga palju mõjutanud sinu koolivalikud ja see, mida sa oled õppinud. Ja sa oled õppinud mehaanikat, mis minu arust ei ole üldse siuke esimene asi, mille peale, ma ei tea, mina näiteks 16 või 17 aastaselt mõtleks, et tahaks seda õppima minna. Kõik tahavad ikka juristiks ja arstiks ja turundajaks ja tänapäeval sisuloojaks. Kust kohast tuli mehaanika? Jah, et see tuli natuke kombinatsioon sellest, et ma tegelikult olen olnud suur arvutihuviline, aga tol ajal oli vähe keerulisem seda nagu arvuti asja õppida, aga siis ma olin täitsa ise õppinud programmeerija. Ja noorena ikka enesekindlus on liiga suur ja mõtlesin, et ma olen nii hea programmeerija, et peaks midagi kasulikku õppima. Ja nüüd isa, kes on kuskil seal, ütles, et mine hakka õppima mehaanikat. Ja läksingi mehaanikat õppima, ega ma tegelikult täpselt ei teadnud, mis see mehaanika on. Ja ei olnud liiga rahul selle valikuga. Ja eesmärk oli minna informaatikasse üle, aga mõtlesin, et okei, et ma ühe aasta veel proovin, et teen seda mehaanika asja ja siis lähen õpin programmeerimist edasi ülikoolis. Aga siis õpetati meile seda 3D modelleerimist ja see oli üks osa mehaanikast, mis mulle päriselt meeldis ja siis ma jäingi seda õppima. Et üsna pool juhuslik, pool võib-olla ülbust ja enamjaolt palju rumalust. Tundub, et isad päris palju mõjutavad meie tänaseid rääkijaid siin, aga väga hea, et nad ju mõjutasid, sest sa asusid ju tegelikult ülikooli kõrvalt insenerina tööle. Mida sa tegelikult, natuke siuke võib-olla eluline küsimus, et mida sa üldse arvad sellest, et inimesed ülikooli kõrvalt tööle lähevad, et kas selline tähelepanu hajutamine on hea ja millisel juhul on okei siis seda tähelepanu hajutada? Ja ma ei tohi olla liiga kriitiline oma alma materi Tallinna Tehnikaülikooli või TalTechi kohta, aga ütleme nii, et ega seal liiga palju õppida ei olnud vaja. Ja päris palju oli vaba aega ja ma arvan, et minu puhul oli see õigustatud, et minna tööle kooli kõrvalt. Aga kui sa käid ülikoolis USAs näiteks, siis tegelikult seal on üsna pingeline see õppimine ja siis ei ole just liiga palju aega, et kooli kõrvalt veel tööl käia. Et selles mõttes, nagu ma arvan, et siin Eestis õppides on, võib-olla nüüd on muutunud ja asjad on palju karmimaks läinud, aga kui mina ülikoolis käin, siis pigem oli enamus käisid tööl kooli kõrvalt. Aga jah, et USAs ma seda kindlasti ei soovitaks. Ja sa töötasid insenerina, aga sa ei töötanud vist väga kaua, vaid sa otsustasid, et sina tahad ikkagi asju teha niiviisi, et inseneridel oleks palju lihtsam tööl käia. Kuidas siis välja kujunes see, et sa hakkasid päriselt oma esimest startupi juba looma? Jah, see oli ka huvitav lugu, et tegelikult ega ma ei teadnud, mis see startup tähendab, et esimene versioon GrabCADist oli, ma hakkasin detailidesse inseneriteadusesse minema, et ma arvan, et kõik tulid rahas kuulama siin, mitte inseneeriast, et põhimõtteliselt esimene selline insight, mis meil oli see, et kuidas mina õppisin programmeerimist, oli see, et ma vaatasin, kuidas teised inimesed on programmeerinud. Kui ma õppisin 3D modelleerimist, siis ei olnud kuskil internetis võimalik vaadata, kus teised inimesed on 3D modelleerinud. Ja eesmärk oligi luua siis selline keskkond, kus kõik insenerid saavad jagada oma 3D mudeleid. Ja ei teadnud, mis asi on startup, ei teadnud, mis asi on ettevõte, ei teadnud, mis asi on riskikapital või investor. Ja nii see ettevõte sai alustatud. Põhjus, miks ma su kooli idee kohta küsisin, ongi see, et Ranol ka siin ütles, et tema otsis kuskil oma mõtetes kogu aeg seda mega head äriideed, on ju. Aga kuidas sulle tundub, kas üldse on võimalik luua sellist nii edukat ettevõtet, kui sul tegelikult endal puudub justkui praktiline kogemus või ei teki endal seda vajadust mingi uue ja veel parem asja järgi? Ma arvan, et selline sunnitud äriidee, ma sellesse üldse ei usu, et käia ringi ja otsida midagi, et siiamaani ma ei ole veel näinud kedagi, kes selles osas oleks edukas, et ma arvan, et selline projektipõhine lähenemine, et sa üritad lihtsalt mingit toodet teha või projekti, teed selle ära ja vaatad, kas see viib kuskile, on
ma arvan, palju tõenäolisem, et sa ehitad midagi suuremat, sellepärast et siis on ootused madalad, sul ei ole, võid kiirelt liikuda uude ideesse, et ma ise usun väga palju rohkem sellesse, kui see, et sa tuled ja ütled ra-ra, et nüüd ma ehitan $1 miljardit ettevõtte või saan miljardäriks, et siiamaani ma pole veel kedagi näinud, kes niimoodi suure ettevõtte loob, või kui nad räägivad seda, siis nad valetavad. Aga 2010 aasta, kui vanes olid siis? 2010 aastat oli päris raske arvutus. Polegi ammu seda teinud, et 28-aastane. 28-aastane. Sel hetkel tegelikult ikkagi vähe räägiti veel startup-indusest. Et kus sa võtsid sellise julguse või missugused isikuomadused sind drive'isid, et hakata tegema midagi sellist suurt? Või kas sul oli endale üldse finantsid algul olemas, et alustada startupiga? Nagu ma ütlesin, et ma olin üsna rumal. Siis ma ei teadnud, mis asi on startup ja mul ei olnudki suurt ideed, et ma arvan, et see oligi nagu edu valem, et alustasime vaikselt oma asjaga, mis meile endale oli kasulik, mis tuli välja, oli ka teistele kasulik, siis õppisime selgeks sõna startup ja sealt edasi läks raskemaks, ütleme siis nii, et kui me hakkasime päris ettevõtet looma. Aga algus oli selline tore ja muinasjutuline. Aga mis siis sai või mis hetkel saite aru, et rohkem raha oleks vaja? Ma arvan, et meil oli üks nendest vähestest lugudest, kus me ehitasime esimese toote, panime selle interneti välja ja interneti sait läks maha, sest nii palju kasutajaid oli. Et see oli tõesti uskumatu, et nii juhtus. Ja siis hakkaski tekkima tunne, et tegelikult võiks seda suuremat ette võtta. Ja ma mäletan, me olime Eestis veel siis, ja ma mäletan, et ma nägin kuskil mingid uudist, et Ameerikas New Yorgi osariigis on selline väike saar, Long Island, kus oli 2000 inseneribürood ja ma mäletan, et Eestis oli tol ajal umbes 2000 inseneri. Ja siis tundus väga loogiline, et minna Ameerikasse seda ettevõtet looma. Ja ma kuidagi pooljuhuslikult lugesin kuskilt raamatus, et tuleb minna kliendile lähedale ja siis tunduski, et tuleb minna klientide juurde Ameerikasse. Kuidas see algus seal Ameerikas oli, et räägitakse, et välismaal on ilus ja pudrumäed ja päriselt oli? Kui ma Ameerikasse läksin, siis oli päris huvitav. Lihtne see ei olnud. Et jällegi isa on kuskil siin, isa helistas, ütles, et nüüd kohe, siis mul oli juhtiv töökoht IT-firmas, isa kohe helistas, ütles, et mul just sündis esimene tütar, et mine palun kohe helista, et küsi vana töökoht tagasi. Meie juhtinvestor ütles, et mitte mingil juhul ei tohi Ameerikasse minna. Jõudsime kompromissile, et ma ei maksa endale palka ja siis võin minna Ameerikasse. Ja kolmas oli siis, tol ajal oli EAS, ma ei tea, kas see ettevõte veel tegutseb. EAS-is sain kokku Ameerika eksperdiga, kes ütles, et 5 kuu, et kui sa tahad minna Ameerikasse kohtumise kokku leppida, siis umbes 5-6 kuud läheb aega. Ja ma ütlesin talle, et ma lähen järgmine nädal, et mul on lennukipiletid ostetud, siis ta ütles, et cancelda kohe, et sul ei ole mõtet minna. Aga jällegi olin natuke rumal ja õngekaelne, et siis ma kirjutasin, maailmas on 4 suurt tarkvarafirmat, kes siis lõid inseneri tarkvara, siis ma kirjutasin 3 neist e-maili sellel samal päeval ja kõik vastasid ja kõigi sain kohtumise järgmisel nädalal, nii et ma õppisin, et tegelikult tuleb ikkagi natukene mitte kuulata seda nõu, mis sulle antakse. Ja läksin sinna ja tegelikult oli häid asju, oli halbu asju, et Eesti elu on selline hästi mugav ja tuleme siia, päike paistab ja lahe üritus. Seal on nagu kõvasti vaja rohkem hustlida, aga teistpidi seal on see mentaliteet, et sind aidatakse hästi palju, et kui sa küsid ja kuulad, mida ma seal tegin rohkem kui Eestis. Missugune oli su esimene pitch
esimesele investorile? See oli tõenäoliselt hästi halb, sellepärast et meile ütlesid kõik investorid ära. Aga mul hiljem üks investor on mind kirjeldanud, et ma olen nagu bulldog, et kui ma midagi tahan, et siis ma hoian nagu jalast kinni, nagu bulldog hoiab ja ei anna kunagi alla. Et ma arvan, et need esimesed pitchid olid lihtsalt, tegelikult nüüd tuli meelde, ma praegu räägin selle loo ruttu ära sellest pitchist, et sain ühe investoriga kokku ja tegin pitchi ära, ta oli väga impressed, ütles, et saada presentatsioon, saatsin presentatsiooni ja siis ta kirjutas, et Hardi, et mitte kunagi ära seda mitte kellelegi näita. Et see oli mu siis esimene nii-öelda presentatsioon, mis ma tegin. Kas näitasid? Ei, seda enam ei näidanud. Tegin uue, umbes 100 tükki tegin veel ja siis lõpuks anti raha ka. Umbes 100. Kuidas sellisel juhul mitte enda motivatsioonil minna lasta? Ma isegi tol ajal see ei tundnudki üldse hull, et kuidagi ma tundsin, et iga ei tuli ka mingi sellise huvitava nõuandega, et tee seda või tee seda ja olgu, et ma nagu enamus nendega ei nõustunud, aga see oli ikkagi huvitav, et mis inimesed arvasid, et näiteks üks investor ütles, ma mäletan hästi selgelt, et miks ma teen tarkvara, mis on inseneridele seotud, sest maailmas varsti enam ei eksisteeri mitte midagi, et ühtegi füüsilist asja ei eksisteeri. Et see oli hästi lihtsalt huvitav nägemus, et kuidas sa siis selgitasid talle, et tõenäoliselt ikkagi eksisteerib? Ma andsin alla, et ma nägin, et seal ei ole mõtet, tema juurde ei olnud mõtet tagasi minna. Aga kui see esimene investor siis andis oma nõusoleku, mis sa talle rääkisid siis teistmoodi või mis siis teistmoodi läks? Ma arvan, et seal ei olnudki isegi mitte midagi teistsugust, mida mina rääkisin. Pigem oli see, et ma leidsin õige inimese. Et ma väga tugevalt usun sellesse, et igale ettevõttele on õige investor olemas. Et kui täna minule pitchivad ettevõtjad ja ma sageli olen täitsa vale investor nende jaoks, aga ma tean kindlalt, et on neile ka õiged investorid. Et ma arvan, et ega tegelikult midagi muud ei muutnudki, et lihtsalt leidsin õiged inimesed. Aga kes see sinu esimene investor oli ja kas te siiamaani kuidagi suhtlete, olete seotud? Meie esimene investor Ameerikas oli selline tehnoloogia inkubaator nagu Techstars, keda tol ajal juhtisid üks meesterahvas ja naisterahvas, kellega me siiamaani suhtleme. Ja kui nende käest on küsitud, et miks nemad investeerisid, siis vastus on ka olnud alati see, et he just kept showing up, et igale üritusele. Ja seda ma tegin, et kõik üritused, mis vähegi toimusid, seal ma olin kohal ja pitchisin kõigile, kes kuulata jaksasid. Aga kui siin saalis on keegi, kes ka hakkab startupi looma, et kust kohast sa leiad kõik need üritused, nagu kuidas sa sinna sisse saad nendesse? See on maagiline koht, internet. Aga mul on veel üks lugu selle kohta. Üks üritus oli, mainisin, et 4 suurt firmat oli. 3 vastasid mulle, 4 ei vastanud. Ja neil oli parasjagu, kui ma Ameerikasse läksin, paar kuud hiljem oli Las Vegases konverents. Ja selle konverentsi tasu oli tol ajal $10,000, mida mul kindlasti ei olnud. Ja ma siis kirjutasin sellele organisatsioonile, ütlesin, et meil on selline community siin ja et äkki me saaks ka nagu tasuta pääsme, et me mainime seda konverentsi blogis. Ja siis kohe saadeti mulle pressipääse.
ja sain siis selle pressipääsme kätte. Läksin samasugusele üritusele ja siis mind saadeti kohe sinna pressituppa, istusin maha ja vaatasin, et olen 2 meetri kaugusel sellest CEO-st ja loomulikult läksin kohe rääkima ja hiljem sai tast minu mentor, kes mind aitas väga palju, et niimoodi ma sinna üritusele pääsesin, ilma et mul tegelikult raha oli. Järjepidevus aitab, jah? Ikka aitab. Kas sul on lisaks temale veel äkki mõni mentor või kes sul on olnud eeskujuks läbi elu? Mul on päris palju neid olnud, et tema kahjuks enam mu mentor ei ole, et meil läksid asjad natukene viltu, sest ta tahtis ka krääpkäedi ära osta, sellepärast mu mentor oligi, tuli hiljem välja, aga on palju mentoreid olnud läbi aegade. Viimasel ajal on rohkem mu mentoreid surnud, et on nii läinud, et mulle väga meeldib lugeda erinevaid autobiograafiaid ja enamus nendest on juba lahkunud siit, aga ma palju tõdesi leian rohkem tõdesi leian sealt tänapäeval. Aga mida mentorlus või mentorid aitavad või kui sa ütled, et sul on olnud neid palju, et kuidas nad aitavad sind sinu eludel või miks peaks võtma endale mentoreid? Neid on nagu erinevatel hetkedel on nad aidanud mind erinevat moodi, et kui ma siit Ida-Euroopast hakkasin tegema ettevõtet ja Ameerikast inimesi palkama, ega ma liiga palju ei teadnud, kuidas midagi teha. Ja mul õnnestus saada inimesi, kes olid juhtinud tuhandeid teisi inimesi või 10 000 ja nad andsid nõu, millal vallandada, millal palgata, millal raha tõsta. Et mul üldiselt ma proovisin ennast ümbritseda inimestega, kes olid omal alal eksperdid ja suutsid anda nõu sellel alal, kus nad olid eksperdid. Et kui ma mentoreid olen valinud, siis ma üritan alati aru saada, et mida nad ise saavutanud on. Et kui müügimees hakkab mulle rääkima, kuidas toodet ehitada, siis ma väga tõsiselt seda juttu ei võta. Miks? No, ta ei ole kunagi toodet ehitanud. Tõsi. Kui juba investor on andnud oma raha ja sind usaldanud, siis ilmselt peaks ka tõestama, et sa päriselt oled väärt seda raha ja ettevõtjana endast maksimumi andma. Me teame väga palju lugusid, kus investorite rahadega ei käida võib-olla kõige paremini ümber ja tänu sellele üsna ruttu lähevad startupid pankrotti, investorid on rahadest ilma. Mida tegelikult üks ettevõtja peaks tegema pärast seda, kui ta on investori raha saanud? Et kas siis esimesena kruiisile pidu või siis mida sina tegid? No ma arvan, et see on väga raske küsimus. See on üks küsimus, mille kallal ma olen maadelnud eriti kõvasti viimased paar aastat. Ja kui sa oled mu enda kogemusest investorina, on olnud situatsioone, kus on võib-olla väga usaldusväärne, et just eile oli mul pikk telefonikõne ühe ettevõtte, kuhu ma olen investeerinud. Ja no, täiesti usaldusväärne juht ja founder, et tean kõiki numbreid, minu arust ta palka endale üldse ei maksa, ainult kõik teeb õigesti ettevõtte jaoks ja teeb lahedat ettevõtet ka. Aga mul on tunne, et sellest ei tule väga midagi. Eks see ei ole ka, ta on mu usalduse võitnud, aga no mu eesmärk on ikkagi võib-olla teenida ka midagi heal juhul. Siis on teistpidi on ettevõte, kui ma paar aastat tagasi investeerisin, kus üsna selgele esimesest päevast, et see raha läheb valesse kohta. Teistpidi see on mul siiamaani olnud kõige edukam investeering, et ma ei ole uhke selle üle. See founder ootab praegu vanglakaristust. Mina suutsin õnneks ära müüa kõik oma osaluse, et kõik läks hästi, aga ega ma väga uhke selle üle ei ole. Et mida ma ise üritan täna leida, on need ettevõtted, kellega on
hea koos töötada, kes on head inimesed ja kes loodetavasti loovad suuri ettevõtteid ja kui hästi läheb, siis ma teenin ka midagi sealt. Et see, et sa oled nagu usaldusväärne investorite, et sellest ainult üksi ei piisa, et sa pead tegelikult ka midagi head tegema. Kas sul on olnud investorina lisaks sellele, et üks neist ettevõtjatest ja Manglakaristust ootab, on sul veel olnud selliseid ämbreid suuri, kus sa oled kolistanud? No neid ämbreid on olnud lihtsalt nii palju, et nendest ei jõuagi rääkida. Et see üks riskikapitalisti siuke dirty secret on see, et ettevõtte pankrotti läheb, et liiga palju ei maksa selle üle pead vaevata, et rohkem tuleb pead vaevata, et kui tuleb hea ettevõtte, kuhu sa ei investeeri, et sinna on läinud suurem energia, aga on olnud igasuguseid lugusid, kus olen saatnud veel ühe ettevõtte finantsjuhi, olen kutsunud politsei, kes on arreteeritud, kuna ta on raha kõrvale pannud. Et igasuguseid lugusid on olnud. Aga jällegi, ma liiga palju ei lase ennast häirida nendes. See käib lihtsalt töö juurde. Aga me juba läksime sujuvalt üle selleni, et sa nüüd oled riskikapitalisti investor, aga sinu ettevõtja teekonna ja selle vahele jäi ikkagi üks suur asi. Müüsite maha GrabCadi. Kust tuli selline otsus, et müüa GrabCad maha? Ma arvan, et seal oli suures plaanis kaks asja. Üks oli see, et võib-olla oma nooremas eas ma ei osanud võib-olla oma seda energiat võib-olla korralikult manageerida, et praktiliselt iga päev sai tööd tehtud, 4 tundi magatud ja kogu aeg lennukis istutud, et see jaks hakkas otsa saama. Et see oli, ma arvan, üks põhjus. Ja teine põhjus oli see, et kuidas siis need maagilised startupid töötavad. Et tegelikult sealt midagi maagilist ei ole, et sa tõstad raha, kunagi kasumis ei ole. Raha tõstmine tähendab seda, et sa müüd oma osa ära, ehk siis iga 12 kuni 18 kuu tagant jääb su osalus järjest väiksemaks. Ja kui ma lihtsalt tegin matemaatika, et kui palju me saame tõenäoliselt tol hetkel selle ettevõtte eest versus see, et ma kütan veel 5-10 aastat ja palju me siis saame seda raha, et see number tuli enam-vähem sama välja ja siis mõtlesin, et pigem tasub kohe ära müüa versus see, et 10 aasta pärast. Aga seal matemaatikas oli tegelikult päris suur viga, nii et tegelikult oleks pidanud hoidma edasi. Kui kaua? Ma arvan, et 2021. aastani, et siis oleks ideaalne exit olnud, sellepärast, et siis oli kõik investorid tundsid, et nad on parimad investorid maailmas, sest hinnad nii tehnoloogiasektoris, avalikus kui privaatraundides olid täiesti absurdsed. Et ma arvan, et see oleks olnud täiesti ideaalne aeg müüa. Kui sa müüsid GrabCadis, sa olid tegelikult tol hetkel ettevõtte juht. Kas sa kaalusid ka seda, et sa müüd omandi maha, aga jääd ettevõtet edasi juhtima? See oli tegelikult üks lepingu tingimusi, et ma jään edasi 3 aastaks, aga tegelikult lahkusin 3 kuu pärast. Ja põhjus oli hästi lihtne, et kui sa oled alustavat ettevõtet, siis sind võib-olla selle juhi oskus on kõige väärtuslikumad juhi oskused on see, et sa teed kiiret otsuseid, muudad oma meelt hästi tihti, oled otsekohene, sest see startupi rahastus on nagu õhk, et seda jagub teatud aja, et sa peadki olema selline. Aga kui sa läksid, kui Stratas, siis on siiamaani maailma kõige suurem 3D-printerite tootja, et seal käis selline, nad on väga suures kasumis ettevõte või tol ajal olid, ma ei tea, kas nad enam on, ja sul on lõputu aeg, ehk kuidas siis sa olid efektiivne selle ettevõttes juhina, olid see, et kui hea sa poliitikas olid. Ja üks sõber, ma olin hästi confused seal alguses, et ma tundus, et ma ei saanud järsku enam mitte midagi tehtud. Ja siis mul üks sõber ütles, et unusta kõik need õppetunnid ära, et nüüd hakkad nagu meelega venitama ja hakkad igast trikke oli tal mulle õpetada. Ja mulle tundus, et see küll mulle ei sobi, ja siis ma lahkusin sellest ettevõttest üsna kiiresti. Okei, kuule, aga siis ju saabus puhkus, sest et
100 miljonit müüsite partneriga pooleks, 50-50, ma ei tea, kas päriselt oli nii, aga ikkagi sul oli nii palju raha. Mis sa tegid siis? Puhkasid, läksid, ma ei tea, Hawaii'le mõneks ajaks, võtsid perega aja maha, mis sa tegid? Ja siis ma tegelikult läksin kohe uuesti tööle, mis tagantjärgi oli päris suur viga, et tegelikult peale Stratasisi otse läksin riskikapitalisti ilma põhimõtteliselt ühtegi päeva vabaks võtmata ja see oli, ma ei ole uhke selle otsuse üle, et tegelikult oleks võinud ikkagi natukene aega maha võtta. Mis sul naine ja lapsed sellest arvasid? Ma ei tea, nad on ka siin, et ma arvan, et nad ei avaldanud, aga lapsed olid mul veel nii väiksed, et nemad ei saanud midagi aru, aga mu abikaasa usaldas mu otsuseid. Aga kuidas siis ikkagi sellise rahasumma puhul pea kainena hoida ja mitte ogaralt kulutama hakata kohe? Ma arvan, sain ühe väga hea nõuande ühelt oma tulevaselt partnerilt, kes oli mu partner riskikapitali firmas, kes ütles, et kes oli varem, ta oli must täpselt 5 aastat vanem ja ta oli müünud ka oma ettevõtte maha ja ta ütles, et esimene aasta ära tee mitte ühtegi investeeringut, ära muuda mitte midagi oma elus ja käitu nii, nagu sul seda raha poleks olnud. Et ma 100% ei kuulanud teda, et me elasime üürikorteris, et kolisime sealt ära, aga muus osas ma kuulasin teda ja ma arvan, et see oli väga hea otsus. Sa oled viimased aastad üsna peidus olnud, umbes 8 aastat või rohkem ei ole keegi sust midagi kuulnud. Millest selline otsus või? Jah, see on hea küsimus, et GrabCAD-i ajal oli väga lihtne. Ma arvates, et tegelikult on üsna lihtne, et mulle väga ei meeldi endast rääkida, ja mitte ainult mulle ei meeldi endast rääkida, mulle meeldib teisi inimesi kuulata, sellepärast, et muidu kui ma ise räägin, siis ma ei õpi mitte midagi, aga kui ma kuulan teisi, et siis on palju huvitavam. Ja GrabCAD-i ajal oli vaja teha turundust, sellepärast, et oli vaja inimesi palgata ja palju lihtsam oli rääkida GrabCAD-ist, sest siis ma ei pidanud endast rääkima. Aga nüüd, kui ma olen investor, kes investeerib ettevõtetesse, siis need ettevõtte founderi räägivad paremini oma ettevõtetest kui mina, et sealt on ka see otsus tulnud, ja päris palju on olnud tänu sellele ka aega raamatuid lugeda, mida ma naudin rohkem kui siin lava peal olla. Ma ei tea, kuidas me su ära rääkisime siia tulema. See oli, ma läksin vastu oma põhireeglit. Te helistasite mulle, ma ei tea, kui mitu aastat, väga püsivalt ja üks kõne tuli täpselt sellel hetkel, kui ma olin autos, mul oli midagi väga olulist pooleli ja ma tahtsin sellest kõnest ruttu pääseda. Ja ma mitte kunagi mul on üks põhireegel on see, et ma mitte kunagi ei commiti laivis ühelegi kohustusele, kas kohtumisele, mitte kunagi ja veel selline suur plähmakas. Aga ma arvan, et me kõik oleme õnnelikud, et sa siin oled. Tõstke käsi, kellel on hea meie hardid kuulata. Näed, kui lahe. Ma saan aru, et meil oli õnne. Aga sult on siin küsitud, et mis rolli on õnn mänginud sinu elus ja karjääriteel ja kas üldse? See on selline suur filosoofiline küsimus, et ma ise, paljud on juba varem seda väga hästi öelnud, et ma ei usu õnne absoluutselt, aga ma usun sellesse, et panna ennast kohtadesse, kus sa võid lotot võita või õnnelikuks saada. Et ma üritan nagu väga palju ennast positsioneerida niimoodi, et ma saan õnnelikuks või leian õnne, et sellesse ma küll väga palju usun. Aga sa teed ka väga palju tööd ja ma tean, et sul on väga palju rutiine. Ma olen kuulnud, sul on suverutiin, talverutiin, reederutiin, igasuguseid rutiine.
jaga meil kõigepealt näiteks enda igapäevast rutiini, mida sa teed, et äkki keegi siin saalis tahab selle omaks võtta ja võib-olla neid sinu oskusi ja asju ka omandada läbi selle. Ma kohe ütlen, et see lihtsalt töötab mulle, et see ei pruugi teistele töötada. Ma suverutiin, praegu on suvi. Me elame mere ääres. Ma tunnen, et ma enne ei ärka üles, kui ma ei saa ujumas käia. Ükskõik, mis ilm on, vihma sajab, isegi vahel lörtsi, ma tunnen, ma pean minema ujuma. Et see on nagu selline viis, kuidas ärgata. Ja ma usun sellesse, et kui sul on nagu selline üks kindel asi, mida sa iga hommikul teed, et siis on palju lihtsam teisi asju järele teha. Et see ujumise asi on mul hästi oluline. Suvel on natukene rutiin paigast ära, kuna võib juhtuda, et näiteks nagu täna, et plaan oli paigas, midagi välja ei tulnud, aga kui oletame, et tuleb välja, siis ma üritan alati enne näiteks, kui ma emaili hakkan lugema või asju, siis ma üritan paar tundi alati lugeda, et see on hommikul, ma tunnen, et mul on selline energiatase ja teravus on oluliselt kõrgem, et siis ma mitte kunagi ei broneeri ühtegi koosolekut enne kella 1-2 pealelõunal, et päeva algus on alati selle lugemise peale. Ja see on tavaliselt paar tundi raamatuid ja siis erinevaid research valdkonnas, mis mind praegu huvitab. Ja siis ma lõunal üritan teha sellist kutsu artist walk'i või lunch walk'i, et ma käin, mul on selline väike luup, kus ma metsas käin ja see on suvel on hästi mõnus kuidagi selliseste raskete probleemidega või raskete otsustega või suurte otsustega, et siis ma sageli juurdlen neid otsuseid seal üksi kõndides ja isegi koera ei võta kaasa, kes vaatab solvunud näoga, kuidas ma lähen metsa ja tahaks väga kaasa tulla. Ja siis tavaliselt pealelõunad on mul koosolekud. Ma arvan, et nüüd jääb vähe pikem paus kui 8 aastat kindlasti. Oota, aga ma ikkagi küsin Katrin mõne küsimuse talt veel, mis publik on küsinud läbi workshopi. Tegelikult ikkagi üks väga oluline küsimus. Küsi. Mis on... Mikker töötab pää? Üks. Ei tööta. Kuulete meid vä? Kaua see oleks kestnud sind? Aga ikkagi üks küsimus, mida ma arvan, et mida siin ei ole esitatud, aga millel kindlasti tahetakse vastust saada. Ma loodan, et see ei ole tõsine küsimus. On raske uuesti, on ju. Oota, ma köhida tahaks ka veel. Oota, vabandust. Nii, kuidas siis, et mis on siis tagantjärgi vaadates ikkagi edukas startupi loomise valem? Mul on hea meel, et sa tõsist küsimust ei küsinud. Sest kui ma seda teaks, siis ma arvan, et mul oleks siin rohkem raha. Kui palju sul on siis raha? Ise tegid lõppu endale? Piisavalt. Okei. Ma kohe küsin, mis oli sinu X-faktor lapsena ja kuidas erinesid eakaaslastest või millisel moel kasvasid teistsuguseks, kui su kasvukeskkond oleks nii-öelda eeldanud? Ma kasvasin üles Jüris ja ma arvan, et X-faktor oli see, et ma olin teistest palju lühem, et ma sain hästi palju peksa koolis ja ma tahtsin linna kooli minna. Ja kuidas linnas koolis läks? Täitsa okeilt, paremini kui Jüris. See on hea uudis. Muidugi väga sisuline küsimus, milleni me ei jõudnudki see, et mis ettevõtted hetkel su portfellis on ja millest loodad suurimat tulu ja edu? Ma olen investeerinud 39 ettevõttesse ja üks nendest asub Eestis.
Üks ainult, jah. Üks ainult asub Kas sa oled Eestis. nõus seda avalikustama ka? Ma olen nõus seda avalikustama ja ma loodan, et sellest tuleb kõige parem ettevõte mu portfellis. See on Lightyear. Ma oleks pidanud su pühapäeval kutsuma siia esinema, siis on Lightyeari lava siin. Ja tulen pühapäeval tagasi. Kuulsite? Lightyeari jaoks ikka. Nii äge. Aga mis sul veel on? Ma arvan, et võib-olla räägin ühe loo veel siis. Et ma olin esimest päeva tööl riskikapitali ettevõttes Matrix, mis on üks Ameerika läbi umbes 50 aasta kõige top 3 edukam riskikapitali firma. Ja selle on asutanud üks itaallane Paul Ferry, ja kes tol ajal käis veel kontoris, mis oli hästi lahe, sest ta oli, ma arvan, umbes 84-aastane. Ja tal oli siuke hästi lahe komme, et ta tuleb kontorisse ja siis ta küsib sult mingi küsimuse. Ja mu esimesel tööpäev, näiteks see oli esimene, see oli 1 aasta vist oli täis saanud. Ja Paul astub tuppa ja küsib, et Hardi, et mis su portfellis, et mis on kõige edukam ettevõte. Ja siis ma korra mõtlesin ja hakkasin vastama ja siis ta ütles, et let me stop you right here, you don't know. Ja ma siiamaani väga usun sellesse, et jah, mul on osad ettevõtted, näiteks Notion, mis on selline knowledge base, mis on täna väärt $10 miljardit ettevõttena, on kindlasti üks väärtuslikumaid ettevõtted, kus ma olen investor, aga ma ei oska öelda, et kas ta on 100 miljardit või on 0, et neil läheb hästi, aga kunagi ei tea, mis tulemas on. Et selles mõttes ma väga palju ei kuluta enda aega selle peale, et mõelda, et millest tuleb see järgmine suur hitt, et pigem proovin olla natuke kasulik neile, ja küll see eks ikka tuleb. Siin on üks, et super, et sa tulid esinema, oli väga huvitav ja ka humorikas. Huvitav, miks? Nii, igal juhul siin on kirjas, et loodan, et kirjutad kunagi raamatu. Ma arvan, et see jaoks väga eriline, sest sa oled juba mitu korda maininud, et sul oled väga palju raamatuid. Jah, aga tasub panna sisse Amazon ja The Art of Product Design, et juba olen ühe raamatu kirjutanud, mis on ka ilmunud Ameerikas ja Hiinas. Aga see oli, jah, ma arvan, et ma rohkem raamatuid ei kirjuta, et see ei olnud liiga hea raamat, ma ise arvan. Aga anna meile siis siin saalis olevatele inimestele üks raamatu soovitus, mis sinu arust tõesti on väga hea. Ma tean, et sa mõtled, et iga inimese jaoks on oma raamat, aga mis võiks olla nagu massidele, aga sellegi poolest väga hea? Neid on nii palju, et kuna me oleme siin investeerimisfestivalil, siis kõik huvitab vist raha sinna. Ma võin öelda, et huvitab. Huvitab. Ma võib-olla mainiks, nüüd jääb mulje, nagu ma üldse ei loe, ma ütlen jälle see sama raamatu, see Edward Thorpe'i Man of All Markets. Ja ma arvan, miks ma ütlen selle raamatu, et see on nagu paar põhjust, et üks on see, et ma arvan, et või tõstke käsi, kes seda raamatut lugenud on. Oi, Jaak ainult. Jaak, kas kiidad heaks? Okei, et see on nagu üks põhjus, et see kõik loevad Buffettit ja Mungerit, kaasa arvatud mina, aga ma arvan, et Edward Thorpe on vähemalt samal tasemel kui Buffett ja Munger. Ja seal on palju selliseid, võib-olla 2 sellist, see on palju asju, aga 2 suurt asja, mida mina olen sealt kaasa võtnud. Üks on see, et investeerimisel on alati vaja teada, et mis su see edge on. Et kui sa ei tea, mis su edge on, siis sul pole mõtet investeerida. Et ma ei ole elu sees teinud ühtegi kinnisvara investeeringut. Ma loodan, et ma ei tee ka, sest mul puudub igasugune edge kinnisvara. Mind ei huvita kinnisvara, ma ei tea sellest mitte midagi. Mul tundub, et üürin välja ja rentnik helistab, et toru on katki, et see nagu tundub selline peavalu, et noh, see ei sobi mulle. Ja see on üks asi, mida Edward Thorpe kogu aeg ütleb, et mis su edge on. Ja teine asi on see, et tea, millal when you have enough, et ma arvan, et see on nagu oluline meeles pidada, et enamus mu investoritest sõpru Ameerikas ainult
ajavad numbrid taga, et mulle endale tundub, et see ei ole võib-olla kõige elutervem lähenemine asjale. No tegelikult on lihtsam niimoodi mõelda küll, kui omaegu raha juba on ju. Seda kindlasti. Aga tead, ma lasen saalist ka 2 küsimust ikkagi. Nii, kes soovib küsida? Nii, siit servast, kuhu ennem jõuate? Nii, sealt tagant ka veel omajagu. Nii. Tere, Hardi. Hallo. Töötad? Kuulame sind. Kui te ärkaksite ühel hommikul 18-aastasena ilma rahata ja tutvusteta, vaid ainult selle tarkusega, mis teil praegu on, siis kust üldse alustaksite? Pean tunnistama, et see on küsimus, mille peale ma olen isegi mõelnud. Ja ma arvan, et ma alustaks valdkonnast, mis on kõige uuem. Et valdkond, kus kõik on täna AI spetsialistid, et see AI saladus on see, et on 50 aastat arendatud. Need, kes raha teenivad, need on juba seal 10 aastaid investeerinud, et ma arvan, et tulla 18-aastasena ja saada parimaks AI investoriks või ettevõtjaks on päris suur hüpe. Aga kui minna valdkonda, kus ei ole võib-olla nii, mis on oluliselt uuem, näiteks käin see controversial valdkonna välja nagu krüpto, kus sul ei ole palju erinevaid vanakooli ettevõtteid ees ja vanakooli investoreid ja ettevõtjaid, et ma arvan, et seal on 18-aastasel oluliselt kergem hakkama saada. Aga neid valdkondi võib olla nagu erinevaid, aga ma arvan, et see oleks esimene asi, mida ma otsiks. Kas sa ise investeerid krüptosse? Jah. Kui palju? Kui palju? Kas ajaliselt või rahaliselt? Kui suur osa su portfellist on krüptos? Ma seda arvutust ei ole teinud, aga ma ise usun, et see on üks valdkond, kus hetkel on võimalik kõige paremat return'i saada. No mina olen kuulnud, et Jaagu krüpto kadus ära. Kas sinu krüpto ei ole ära kadunud? Ma pean tunnistama, et ma ei tea, mis on Jaagu krüpto, aga minu krüptoinvesteeringud on ettevõtetesse, kes ehitavad krüptoinfrastruktuuri, olgu täpsustatud, mitte Jaagu krüpto. Võtame saalist veel ühe küsimuse. Nii. Üks töötab. Nii, mul on natuke spetsiifilisem küsimus. Ma olen brändingu inimene ja bränding aitab halva presentatsiooni probleemi lahendada. Et kui minna tagasi selle sinu presentatsiooni juurde, kus sa said soovituse mitte näidata seda kellelegi enam, et mis selle probleem oli sul ja kuidas sa lahendasid selle? See on hea. Ma arvan, et ma olen üsna viimane inimene, kes sellele küsimusele peaks vastama, on bränding, et ma tõesti ei tea brändingust mitte midagi. Ma arvan, mis seal oli valesti, oli see, et ma proovisin tõenäoliselt liiga palju asju öelda. Oli selle konkreetse presentatsiooni viga, aga tõesti, ma arvan, et igaüks teist teab brändingust rohkem kui mina, et äkki küsi oma sealt pinginaabri käest. Aitäh selle meeldiva vestluse eest. Mul on hea meel, et meil õnnestus sind tabada autorooli või autost keset tähtsaid tehinguid ja ma loodan, et sa ei ehmunud nendest asjadest siin ära ja ikkagi oled valmis veel tulema jagama, sest ma ütlen ausalt, et minul jäi väga palju küsimusi küsimata ja mulle tundub, et ka saal tahaks teda veel kuulda, et selle jaoks lihtsalt, et ikkagi seda motivatsiooni tekitada. Palun tõstke käsi, kes tahaks veel teda kuulda. Nii et see räägib ise enda eest, et kas me saame kokkuleppele? Saame. 8 aasta pärast. Ei.
ehk siis, et sa ikkagi tuled millalgi veel ja sa mu telefoni numbrit ära ei bloki. Ei bloki, 8 aasta pärast võtan vastu. Aitäh sulle, Hardi Meibaum! Aitäh.